keel on kommunikatsioonivahend ning keel on sotsiaalne nähtus. Me kõik koos ühiselt loome seda. Ja nüüd siis sellele väga põhjalikule meediateema käsitlemisele põhikoolis ja tuleb siis täienduseks meediažanride tundmaõppimisele ka siis nende loomine diskursuse analüüsi meetodit kasutades. Just, et vaadata, kuidas on loodud tekstid ja mõista tekste, loodud tekste. Kriitilise meediakirjaoskuse eeldused on, et kõik meediatekstid on konstrueeritud. Absoluutselt igal tekstil on autor, autoril on taust, autoril on huvi, seega meediasõnumid on loodud majanduslikus, ajaloolises, esteetilises situatsioonis ehk siis selles kontekstis taustsüsteemis. On väga loomulik, et erinevad inimesed mõistavad meediatekste erinevalt. Meedia on loonud oma žanrite süsteemi, aga žanripiirid on ajas kiiresti muutuvad ning selle tõttu žanritele kui sellistele ei ole peatähelepanu pööratud. Ja põhiküsimused on, missuguseid tähendusi tekstiga konstrueeritakse, kuidas pannakse adressaat aktsepteerima neid tähendusi, mis on teksti eesmärk, kindlasti kelle eesmärke tekst teenib, kelle maailmapilti kirjeldab ja kelle eesmärgid on välja jäänud. Nüüd meediaõpetus on kindlasti interdistsiplinaarne aine ning ka arvamuspealinnast Paidest oli siin esindaja olemas, ehk siis tugevdab kodanikuühiskonda, arendab arvamuskultuuri ning kui eelmise sajandi 40. ja 70. aastatel arvati, et teadmisi maailmast saadakse ratsionaalselt, et maailm on teatud tunnuste põhjal kirjeldatav ja seletatav ja teksti analüüsi eesmärk on eelkõige autori eesmärkide mõistmine, siis nüüd on teistsugune rõhuasetus ja siis lähtutakse sellest, et teadmine on alati ideoloogiline, teadmine on alati konstrueeritud, reaalsuse täpne kirjeldamine keeleliselt pole võimalik ning teksti mõistmine sõltub lugeja kultuurilisest ja ajaloolisest kogemusest. Nüüd siia üks väike kõrvalpõige, küll mitte meediatekstiga, aga minu meelest selline väga iseloomulik. Kindlasti te paljud, kes te olete õpetanud gümnasiste, olete eksamikeskuse kodulehelt teinud ka neid näidiseksami materjale ja seal on Jaan Kruusvalli novell Pärandus. Ning mis mind ennast natukene nagu häirib, ilma et ma oleksin olnud riigieksami lugemisülesannete parandaja, aga ikkagi on antud ette mingisugune võti, millest tuleb lähtuda. Ja nüüd kohe minu küsimus, kas see hulgas on äkki mõni lugemisülesannete parandaja? Ei ole lugemisülesannete parandaja, siis teie ei saa ka anda minu küsimusele vastust, aga kui paljud on need, kes seda pärandust ei ole lugenud või ei meenu, millest jutt oli? Nii, lugu hästi lihtne. Isa-poja suhe ja algab sellest, et pealkiri on juba väga mitmeti mõistetav ja räägib sellest, mismoodi isa on väga kinnise loomuga olnud ja isa ei ole üldse nagu kasvatuses osalenud, et isa on olnud kõrval ja vaikinud pigem ja lasknud siis pojal ise jõuda järeldusele, mis ta nüüd valesti tegi. Ja siis õpilasel palutakse avaldada arvamust, kas isa hoolis pojast ja seal on see, et kui poeg abiellub, siis isa kirjutab talu poja nimele
kui isa läheb pojale külla, siis ta viib värsket kala. Kui poeg tuleb isale külla, isa ei lase teda kunagi söömata ära, isa ise läheb sõbra juurde elama. Ja nüüd siis võti näeb ette, et vastus on jah, isa hoolib pojast ja nende samade põhjustel, mis ma nüüd üles lugesin. Ning minu 35 õpilase suurusest klassist 2/3 klassist vastas, isa ei hooli pojast, isa ei ole viibinud kasvatuse juures, isa on olnud kogu aeg eemal, isa on olnud emotsionaalselt suletud ja nüüd lähtudes sellest, et me tõlgendame tekste erinevalt. Mina siis seda võtit sellisel kujul silmas ei pidanud. Kui õpilane oli põhjendanud, toonud oma väite juurde tõepoolest selgituse, siis ma lugesin ka õigeks. Ja minu küsimus nüüd olekski siit selline, et see lugemisülesannete võti on nagu avatud ja siin alati parandamise käigus saab teha täiendusi, aga kui nüüd selle põhiküsimus juba lugemisülesande puhul on täiesti teistsuguse vastusega, et ka sellisel juhul koostatakse uus võti, et see on nagu nüüd esiteks minu küsimus, mis jääb veel õhku ja teiseks jälle näide, kuivõrd erinevalt tegelikult tekstidest aru saadakse. Ning oma õpikust me sellest räägimegi, et ajalooline taust, kontekst on see, mis mõjutab, kuidas me sõnumitest aru saame. Nüüd need tekstid, mis me oleme õpikusse valinud, oleme teinud sellise, oleme valinud sellel põhimõttel, et need tekstid võimalikult vähe vananeksid ja teistele tekstidele anname siis viiteid otsida ajalehest, otsida mingi televisioonisaade, mida jälgida, mille põhjal ülesandeid lahendada. Õppekava üldpädevustest on kindlasti põhirõhk väärtuspädevuse kasvatamisele, siis sotsiaalsel pädevusel, kuidas me ühiskonnas toimime, siis enesemääratlusel juba Facebookis oma kontot luues, millisena ma ennast näitan. Ja nüüd ka siis teised pädevused, no ütleme siis, et võib-olla vähem